Minu jaoks see päeviku pidamine on nagu väga mitme küljega asi. Kõigepealt ta võimaldab mul tõepoolest, nagu ma ütlesin, meenutada ja fikseerida ja justkui tekitada kas või vähemalt ainult enda jaoks. Ma olen vahel mõelnud, et äkki selle jaoks, kui mul tulevikus tuleb dementsus või mälukaotus, et siis ma saan lugeda või lasta kellelgi lugeda endale, mis elu ma elanud olen, mis mul juhtus näiteks aastal 2017 või 2037. Aga see moment ise, kui ma võtan ja mõtisklen ja kirjutan ja väljendan ennast ja rõõmustan või vastupidi kurvastan või analüüsin ennast, võib-olla väljendan mingisugused vihaseid või valusaid tundeid, ilma filtrita, ainult iseendale. See moment, mis kestab vahest võib-olla 5 minutit ja vahest tund aega, see on nagu selline nagu aja seisma panek. Ta on ka teatud mõttes nagu selline enda juurde tulek ja mingis mõttes ka nagu eneseteraapia või enda ravimine. Sellepärast, et kui sa väljendad ja kui sa analüüsid, siis sa sorteerid, sa annad hinnanguid ja siis sa samal ajal jällegi nagu mõtestad lahti ja siis sellest kõigest on tolles hetkes väga palju kasu.